Tere imeilusat hommikut! Kätte on jõudnud uus päev ning Victoria valmistab meie väliköögis järjekordset hommikusööki. Seekord on menüüs peekon ja munad. Jätan Victoria süüa tegema ja siis lähen ise kohvi otsima. Vaatame, meil siin hotelli kõrval on niisugune toidukoht. Seal pakuti kohvi ka, ma eile nägin, aga vaatame, mis hind on. Kui hind on mõistlik, saab siit. Kui hind on krõbe, siis peab kuskile kaugemale sõitma hakkama. Hello, how much is the cappuccino? 90. Sorry? Eelmine müüja ütles 90. Okei, üks cappuccino oli sota, et ma ei tea, Victoria luges sõnad peale, kui liiga kallis on, siis ma ei võtaks. Ma olen küsin, mis ma siis teen. Võib-olla peab rolluga linna siis kuskile sõitma hakkama, et saada mõned pahtid odavamalt. Ja Tisu, ma loodan, et tuli välja. Ja Tisu, kohvid saime ka kätte. Leidsin lõpuks siis siit lähedalt koha, kus oli 80 pahti. Oli üks kohvi. Et eelmises kohas siin hotelli kõrval oli 100 pahti, nii et 80 sobis natukene paremini. Ja nad tegid seda üle 10 minuti, nii et ma loodan, et see peab ikka ülihea asi olema. Toit on niikuinii hea, sest see on ju Victoria tehtud ja jäin seal kohvikus, istusime õues, jäin ühe Kanada naisega rääkima, siuke vanem naine ja soovitas ka igast kohti ja ütles... Mingi turist oli või? Turist, jah. Ütles ühe ranna nime. See on siit mingi ka kuskil 15 minuti sõidu kaugusel. Ütles, et hästi ilus rand on ja inimesi ka väga palju ei ole. Et kui me randa tahame minna, äkki võiks sinna siis minna. Ja ma küsisin ka, et kuidas tema siin saare peal ringi liigub, et kas tal on nagu skuuter või millega ta liigub. Siis ta ütles, et siin sõidavad siuksed autod, millel on niisugune konk taga, punast värvi ja lihtsalt nagu hääletad, siis ta võtab peale, küsib, kus sa minna tahad ja siis tingite seal hinda sobivaks. Jah, põhimõtteliselt sama, jah. Peale hommikusöögi ärasöömist panime rollerile hääled sisse ja suundusimegi kuuldud ranna poole. Parkime ka siia kuskile. Monkey. Happy monkey. For your friend. Boom. No ja, eks igal maal omad naljad. Vahepeal oli kõrgel särav päike meie kõhukesed üsna tühjaks teinud ning me otsustasime minna rannaäärsesse restorani. Esmalt võtsime kohe paar õlut, sest organismis oli tunda B-vitamiini puudust ja seejärel valisime midagi ka hamba alla. No nii, võtsime väikse praekese, tegelikult võtsime 2, aga praegu üks toodi lauda. Kuna kõhud on tühjad, siis hakkame sööma. Need tunduvad nagu mingid kristallnuudid, millega ma kodus ei saanud hakkama. No. Mäletad need läbi paistavad? Ja, tean küll, jah. Päris maitsev jälle on, jah. Tai toidud on üldse hästi maitsvad minu arust. Peaks õlut ka juurde võtma või? Seda läheb kuidagi eriti hästi siin. Sul läheb, jah? Sul läheb ka. All right. Yes. Toodi juurde. Vaata, siin on krevett,
oo, selle ma võtan omale. Ma tahan ka krevetti. Siin on. Siin on veel. Kreveti poiss. Krevett ei ole hästi maitsestatud. Ei ole? Ma ei saa midagi aru. No sa jõud õlut peale. Kõhukesed head ja paremad täis söödud, otsustasimegi kodu poole hakata liikuma. Tagasiteel tegime ka peatuse juba tuttavaks saanud turu peal ning valisime sealt koju kaasa mõned puuviljad. Seakeeled ja asjad. Seanina ei taha või? Ei, keeled on väga head. Aga seanina ei taha või? Ma ei arva, et me võtame arbuusi. Võtaks seda, vaata, mis seal pakis on. You can put it here. Put here. Okei. Yes. Nii palju asju võtsime. Ja, kes need veab? Jätta mulle ka. No apelsini maht tegelikult. Jah. Okei. Väga maitsev. Väga. Rolleriga sõites avastasime, et bensupaak hakkab tühjaks saama ja muud võimalust enam ei olnud, kui tuli tanklapeatus teha. Sükene uhke bensupeatus on meil siin. Lükkame soti sisse ja vaatame, kas antakse ka midagi. Ootsid raha jäi sisse veel? Miks ta mu raha ei taha? 100 vahti. Palun. Viskas minema. Kus see läks? Miks mu raha ei kõlbane? Mu rahal viga on. Kurat, sipelgad söövad, mingid punased sipelgad. Anna siia. Paneme siis teistsuguse rahatähe sisse. Paneme näiteks 20, vaatame, kas ta seda tahab. Palun. 20 tahab. Selle tanklal on 100 vastu midagi. Õnneks mul on 20-seid ka. Teeme 20-stest 100. Nii. Püstol paaki. Ossa perse juba tuleb. Terve tsikkel kütust täis nüüd. Vaap see millegagi hakkama ei saa. Täielik amatöör. Nojah. Valmis. Edukas. Käisime turu peal, hakkame nüüd erinevaid puuvilju proovima. Et see on siin, vaata. Guajav. See siin on guajav, siis on hurmaa, ananass, pomelo, see on sapodilla ja see on roosõun. No nii, esiteks on siis ananass. Vaatame, mis maitsega on. Anname 5 palli süsteemis hinde. Käärin natuke. Ei ole või? Ei. Ma ei taha. Jaa. Rõve. Üldse ei saa aru. Mis hinde sa annad siis? Ma ei tea, mul siuke tunne, nagu ma olen kodus paremaks saanud. No ma olen mingi 3,5. Olgu, mis see oli nüüd? Pomelo on ja? Jaa, mulle meeldib, kuidas nad puhastasid seda nii puhtaks. Ja kuidas nad nii puhtaks saavad? Et on nii pehme. Aga maitseb mulle nagu, ma ei tea. Jahja. Mulle väga maitseb. Jaa. Tal ei ole seda mõru maitset ka üldse. 5-5. Võtan veel kohe. Mul on 3. Nii, hurmaa. Hurmaa. Okei, mõni koorib, mõni ei koori. Mina tavaliselt alati koorin. Ma olen ka koorinud. See tundub hästi kõva olevat, et Jaa, see peaks tegelikult hästi. oluliselt pehmem olema. Minu arust küll nii, palun koorimale. Kohe üldse ei maitse. Lihtsalt isegi 0 punkti. 0 punkti või? 0. Sa ei pea koorima, võid minna oma Vaata, ma võtan siit otsast kohe. Nagu kartul. Tõesti nagu kartul. Täiesti pask. 0. Guajavad me oleme söönud seal. Egiptusest vist on ju. Aga need tavaliselt on siuksed nii väiksed olnud. Kuidagi ma... Oi! Oi. Roosa sisuga. Ma ei kujuta ette. Kuidas seda süüakse? Proovime. Tea, kas neid seemneid ka süüakse või? Murad hamburgerid ära. Kuradi turul me käisime. Täielik solk ju. See ei kõlba üldse kuskile. See läheb kohe prügikasti. Ainult pomel on praegu hea olnud. Ma ei tea, ananas pole ka viga. Võe.
Okei, no Null. ühele riskisime minema juba, ta pani meile nii imelikku. Ja selle ta ütles lihtsalt hammustage, on ja? No ma ei tea, ikka katsume me koorida, ma arvan, see tundub suht kahtlane. Koorida. Natukene kooriks, ma ei usalda seda koort väga. No paistab nagu rabarber välja, okei, ma See hammustan. on roosõun siis, noh, tee katse. Peaks ülimagus olema. Ma ei tea, ta ajas mingit jama meile. Ja ütles, tulge tagasi jälle. Ilmselgelt me sinna enam ei lähe. Ei ole hea või? Täpselt nagu rabarber. Täiesti rabarber. Konsistents on täpselt sama. Aga ta ei ole nii hapu, ta on lihtsalt maitsetu. Maitsetu ja kuidagi. Aga rabarber, vaata isegi värvi poolest punane ja roheline. Aga mulle maitseb kusjuures. Maitseb, nad on maitsetu. Lihtsalt rabarber. Nagu toorest rabarberit sööks. Reaalselt. Ta ei ole nii hapu. No ei ole nii hapu, aga konsistents on täpselt samasugune. Noh, jah. Rohkem ei tahaks. Ega ta kõige hullem ei ole. Mingi Täiesti mõttetu ma arust. üks käärinud Ta ei ole käärinud. Käärinud ananas. Ta ei ole käärinud. Nii, see on siis see sapodilla. Tead, ma isegi ei tahagi enam proovida neid. Kivi sees või? Jaa. Selle eest ära. Pritsib ka veel. Noh. Haiseb ka kurivaim. Kui happu. On ju? Hamba vahel kohe. Mida ta meenutab? See on siuke aprikoosilik. Ei ole või? Ta ei ole kõige hullema maitsega ju. Punast sõstrat või must sõstrat meenutab. Hammusta proovi veel. Kas hammust on koorega või? Jah. Punast või musta sõstrat meenutab. Kõrval maik. Tikrit. Võib-olla. Tikrit meenutab. Täis tikker. Lambist tikri maitse. No mingi 3 punkti 5. Aga minu jaoks hapu. Kõige hullem ei ole, jah. Ühesõnaga. Nii-öelda 8 eurot prügikasti. Hapu, koor on ülihapu. Aina. Mina söön ainult seda pomelot, ma ühtegi muud asja ei taha. Söö ananassi. Kõhud mitte just kõige paremaid puuvilju täis söödud, tegime enne jõusaali minekut kiire soojenduse. Soojendus tehtud ja oligi aeg suunduda jõusaali poole. Safada, o bagulho é doido, só sequência de rajada, então bota de ladinho, toma só safada, ficou viciada, aqui é só pentada.
mõnus trenn tehtud, oli aeg oma stiilsed riided selga panna ja sammud linna poole seada. Kõhukesed olid muidugi vahepeal jälle tühjaks läinud ning ega siin muu ei aidanudki, kui tuli järjekordne restoran välja valida ja kõhud head paremat täis süüa. Mina võtsin vaata, supi. sul on lusikas siin. See ei ole lusikas. On. On või? On. Siukse lusikaga peab suppi sööma. See oli Tom K supp, on ju? Jah, Tom K, jah. Ma tahtsin alati Tom K suppi maitsta, sest minu arust ma olen kuulnud, et see on nagu hea asi. Aga ma ei ole kindel, millega tegu on, nii et vaatame. See on kookospiimaga, ma arust. Jaa, see on kookospiimaga supp. Vaatame, mis lihad siin sees on. Me võtsime mereannidega. Ongi mereannid. Saba paistab juba. Ütleme nii, et ega ta halb ei ole. Ta on päris hea, aga natukene kuiv minu jaoks. Aga maitsed on väga head, siin on kõik ja pähklid ja kana ja ananassi ja rosinad ja herned ja nii palju asju siin. Kõhud head ja paremad täis söödud, otsustasime linna peal natukene lõbutseda ning shopata. Põiepeatust tehes avastasin ma tõsiasja, et ma olen kas paksuks või põkiks läinud. Nojah, mis seal ikka. Linna peal jalutades leidsime koha, kus ma otsustasin oma sportlikud võimed proovile panna. Väikese noolemänguga otsustasin Victorial oma visketeravust demonstreerida ja ehk isegi väikene kingitus talle võita. Paraku pidin aga oma enesekindluse alla neelama ja suu võidust puhtaks pühkima. Piinlik. Naise shoppingule või? Nagu öeldakse, kui ei vea õnnemängus, siis veab armastuses. Kuid seal õnnemängus oli vist rohkem täpsust tarvis. Nojah, see selleks. Meie õhtu lõppes igatahes shoppingutuuriga.